Tere tulemast, head kuulajad, kuulama Vihuri Agri targatehnika kodusaadet. Teid tervitab Marek Peensalu koos Timo Semjonoviga Marsi kindlustusmaakleri ettevõttest ja Jevgeni Maksin PTA kindlustusest. Tere tulemast. Tere. Tervist. Kõigepealt tutvustan ära, et Vihuri Agri targatehnika kodusaade on siis kuulatav YouTube'is, SoundCloud'is ja Vihuri Agri kodulehel ka, oleme järelkuulatavad. Täna siis käsitleme selliseid teemasid nagu kindlustus, masinakindlustus, kuidas valida õiget kindlustust oma masinale ja kuidas siis käituda olukorras, kui on tekkinud juhus, kui masin on katki, purunenud ootamatult põllu peal ja missugune oleks siis see plaan, mille järgi tegutseda. Aga kõigepealt räägime võib-olla Marsi kui kindlustusmaakleri tegemistest. Kes te olete, kust te tulete ja millega tegelete? Mars on Eestis asutatud juba 1997. aastal. Me esindame Eestis üle 40 kindlustusseltsi, teeme koostööd nendega, pakume laialt kindlustusvalikut ja maailmas me oleme üks juhtivatest kindlustusmaakleritest, kes pakub riskijuhtimis- ja kindlustusteenuseid osutavaks siis olema. Meie käive maailmas on $19 miljardit ja Eestis me oleme ettevõtte varakindlustusest juhtiv kindlustusmaakler, kelle Eesti turuos on 31%. Meie tegevustes põhilised on kliendi esindamine suhtluses kindlustusseltsiga ja koostöös kliendiga riskide tuvastamine, kindlustuskaitse ulatuse valimine, optimaalse kindlustusprogrammi koostamine ja sobivaimate kindlustusseltside valimine, mis on tegelikult kõige olulisem kliendile, kes soovib endale just enda vajaduste põhiselt kindlustuskaitset. Selge. Tahaksin kõigepealt üldse küsida, milline see Eesti kindlustusturg on? Ma saan aru, et te olete maailmas väga kõvad tegijad, aga missugune on just Eesti kohalik turg ja kes on need peamised seltsid? Me räägime ju täna siin ikkagi laias laastus põllumajandustehnika kindlustamisest, et kellega te peamiselt koostööd teete? Peamiselt meil on 7 kindlustusseltsi, kellega me teeme koostööd. Kokku Eesti turul on praegust 9 kindlustusseltsi, kes laialt pakub kohal kindlustust ja 2 neist veel praegust ei paku masinakindlustust. Kõige rohkem koostööd Eesti turul teeme kindlustusseltsidega nagu PZ2, Seesam, Ergo, BTA, IF ja Salva. Et kõige laiemat kindlustuskaitset pakuvadki nemad ja valmis nii-öelda paindlikumaks kindlustuspakkumise tegemiseks, sest et Eesti kindlustusturg on üsna stabiilne ja viimasel ajal kliendid on harjunud kindlustama baastingimustel. Aga see pole kõikidele vajalik. Iga klient on oma võimalustega, oma soovidega ja see, et kindlustusturul on kindel valik stabiliseerunud, on ka kindlustusandjatele andnud sellise olukorra, kus nemad on pakkumas standardseid lahendusi koos liisinguga näiteks kliendile ja mõni klient tahab laiemalt. No just sellepärast tekkis see idee ka, kuna põllumajandustehnika on ju selline masinapark, kus ikka tööd tehes asju juhtub ja väga oluline on nende masinate kindlustamine, sest et ka remont võib olla küllaltki kulukas ja meie, ütleme, standardolukord on ju ka selline, kus me müüme masina, peale seda siis, kui masin läheb liisingusse, tuleb siis liisingu poolt nii-öelda soovitatud kindlustuspartner, kes pakub siis lepingu ja ma küll ei tea neid telgitagusid väga täpselt, aga mulle tundub, et need lepingud allkirjastatakse küllaltki kiiresti ja teinekord võib-olla isegi läbi kaalutlemata, et mõte ongi ju selles, et ütleme, põllumajanduskliente on erinevaid, nende töö iseloom on erinev, on teenusepakkujaid, on neid, kes rendivad masinaid välja ja on neid, kes teevad siis oma põldudel oma tarbeks nii-öelda töid, et missugused on üldse võimalikud need kindlustuslahendused meie kliendi jaoks? Mismoodi seda valida, kui nüüd ütleme, masin sõidab uuena välja, kui on uus masin ostetud, kui on kasutatud masin ostetud, et millised need erinevused võiksid olla? Tegelikult erinevust on täiesti laias valikus. Olenebki, kas sõiduk masin on uus või kasutatud, mis eesmärgiga seda soetatakse, kas rendile või enda kasutamiseks ja kus piirkonnas seda kasutatakse, kas Eestis või väljaspoole viiakse ka kasutusse. Et igal tegevusel on oma risk, mida me peaksime kindlustama ja valima, kas on see vajalik kliendile või mitte. Ilmtingimalt, kui on liising taga, siis liisingul on omad nõudmised kindlustamisele.
ja seal on üsna standardsed tingimused, millele klient peab siis leidma kindlustuslahenduse. Kui liisingut pole, siis on palju laiem valik, valitakse vastavalt kliendi võimalustele. Kui me võtamegi näiteks traktori, mille maksumus on 200 000 eurot, siis kliendil on valik, kas kindlustada laia paketiga, kus on ka klaasid kindlustatud, väiksemad kahjud, või valida suurema omastuse, sellega tuleb väiksem kindlustusmakse ja mõned riskid lihtsalt võtta enda kanda. See samane klaasikindlustus lihtsalt läheb oma vastutusega ja kliendil ei ole vajalik maksta kindlustusele suuremad summad, selleks, et see oleks kaitse all. Samuti on ka kindlustuspaketid täiesti erinevad, igal kindlustusseltsil on see omamoodi vormistatud. Võtame näite, et pakett 1 on tavapakett, tuli kindlustatud, loodusõnnetused, tormid ja vandalism, vargus. Variant 2 on sarnane sõiduki kaskoga, kus on kindlustatud enda poolt liikluses tekitatud kahju, sealhulgas põllule pealesõit. Ja kolmas väga lai kaitse, kus on kindlustatud ka kinnitatavad traktori külge kopad, tõstukid, hydraulilised mehhanismid ja seda ka siis kindlustatakse kindlatel võimalustel kaitsetega, et no need haakeseadmed nii-öelda, mida sa just mainisid ka, et tegelikult ju ütleme, toome siin näiteks külvikud või mullakobestid või mingid sellised asjad ostetakse ju ka tavaliselt liisingu vahendusel, aga nad ei ole registreeritav vara, et kas neid käsitletakse ikkagi eraldi kindlustusobjektidena või pigem saab need panna siis traktori kindlustuse alla ka? Siin tuleks lähtuda sellest, kui suure summaga see lisaseade on. Et kui summa on üsna väike, siis seda võib käsitleda kui lisavarustus traktorile ja lisaks, kui on see summa suur, siis tuleks kindlasti lisaobjektina kindlustada. Selge. Aga mul on näiteks tekkinud endal selline küsimus ka puhtast praktilisest kogemusest, et üks asi on traktor, mis on küllaltki universaalne tööriist ja ta koosnebki seal, traktor on traktor, eks ju, kui see lisaseade seal on ees, on võib-olla kopp või laadur, midagi tõenäoliselt väga suurt seal ei ole, siis eraldi need külvikud ja asjad on juba eraldi kindlustusobjektid, aga kui me räägime kombainist, siis tema haakeseadmeks on heeder ja need on meie jaoks justkui 2 eraldi toodet, aga nad töötavad alati põllu peal koos. Põllumehe jaoks on see masin üks ühik, mis teeb põllu peal tööd ja tihti peale just see sama heeder on see, mis saab esimesena alati põllu peal vigastada ja tegelikult ise olen kuulnud ka, et kui masin või kombain ise on kindlustatud, siis see heeder justkui nagu ei ole, et kas sellist asja tuleks ka jälgida kindlustuslepingutes alati? Kindlasti seda tuleks jälgida. Võrdluseks me võime tuua lihtsalt ka sõiduki kindlustust, kaskot. Et kui me kindlustame tavalise auto, siis kindlustusselts kindlustamishetkel ei tea sellest, kas selle autol on paigaldatud lisavarustus. Et täpselt samamoodi traktoriga tuleks, et kui sellel on ostetud lisaseade, siis sellest tuleks teavitada kindlustusandjad, et see kindlasti on soov, et see lisaseade oleks ka kindlustatud. Mõnel kindlustusseltsil on, näiteks nagu ma mainisin, siis juba baaspaketis laia kaitsega see kindlustatud. Mõni kindlustusselts soovib just vastupidi lisada seda lisainformatsioonina juurde poliisile, eraldi käsitleda ja eraldi võtta arvesse. Ja üks punkt on kindlasti see, mida ma tahtsin küsida, et kui soetatakse uus traktor, kombain, mis iganes, siis selle masinaga kaasneb garantiiperiood. Garantiiperioodil meie saame kindlustada selle, et kui masinal juhtub siis tootja poolt tekitatud veast mingisugune suurem probleem, siis see on meie kui müüja kulu vahetada need detailid välja. Aga kui juhtub nüüd midagi sellist, mida ei saa ei tootja ega see klient nii-öelda siis tagada või mis ei ole nii-öelda tootjapoolne viga, aga on siis sattunud mingisugune võõras objekt masinasse sisse või mis puudutab nii-öelda sisemist riknemist masina seest. No näiteks teravilja kombainile läheb suur kivi sisse ja see võib seal põhjustada väga palju pahandust. Kuidas selle sisemise riknemise kindlustusega on? Millal see tuleks teha? Enda vaatest ma kindlasti soovitan seda teha uutele objektidele, millel on sisemine mehhanism, võimalik tõestada, et see pole eelnevalt kahjustatud. Ilmtingimata siis võõrkeha sattumisel, kui see lisakaitse on valitud, on kergem tõestada, et see kahjustus tekkis sellest võõrkehast ja see on kasulik kliendile.
küll, kui pole periood kasutamiseks, siis seda lisakaitset polegi vajalik, et kui traktor seisabki 3 kuud, siis pigem seda periodiseerida lisakaitset, et kindlasti soovitan valida lisakaitset, aga kindlal perioodile. Ja kindlasti üks küsimus oli ka see, et kui nüüd ongi see sisemise riknemise kindlustus peale soetatud, ütleme uuele traktorile ja seda traktorit kasutatakse ala siin kevadel 6 aega ja sügisel siis 2 kuud näiteks mulla harimiseks veel, et kas siis järgmisel aastal tuleb teha uus poliis või see poliis tehakse ikkagi siis terveks selleks traktori nii-öelda kasutuse või liisingperioodiks? Tegelikult poliis kui selline on vajalik kogu perioodiks, eriti kui on liising, siis liising seda ka nõuab. Lihtsalt seda just lisakaitset sisemise mehhanismi kõrvalobjekti sattumist tasuks lihtsalt valida kindlale perioodile lisaks juurde. Et kas siis kindlustusseltsil sellest teada anda ja lisapoliis vormistada või lisaklausline märkida. Just. No meie kui põllumajandustehnika müüja ju puutume alati ka kokku nende erinevate kindlustusjuhtumitega ja tihti peale juhtuvad need asjad reede õhtul kuskil 4:30, kui on kõige kiirem aeg, on hooaeg. Jevgeni, oskad sina võib-olla tuua mõned näited, kui on siin kombainil kivi sisse läinud või kuidas see käitumine peaks olema siis kliendi poolt, et? Ja, täienduseks veel, et siin tuleb eristada jutu alguses seadmeriket ja sellist riski, kui seadme tööorganite vahele sattunud võõrkehad. Et seadmerikke on üldjuhul meil samuti lisarisk, mida kindlustusvõitja saab juurde valida. Ja seadmerikke puhul on nii-öelda kindlustusjuhtumiks seadme äkiline ettenägematu hävimine või kahjustumine, seadme sisese purunemise või muu seadme sisese rikke tõttu. Ja üldjuhul, kui on valitud seadmerike ja see risk realiseerub, siis hüvitamisele kuuluvad ülejäänud detailid. Ühesõnaga kindlustusandja ei hüvita rikke põhjustanud detailile tekkinud kahju, vaid selle purunenud detaili tagajärjel ülejäänutele detailidele tekitatud kahju. Ja eraldi riskina nii-öelda tuleb alati jälgida, et võõrkehade poolt tekitatud kahjud, et üldjuhul on tihti esinev ka see, et ei hüvitata kahju, mille tekke põhjuseks on võõrkehade sattumine tööorganite vahele. Et kui näiteks kombain toimetab põllul ja kivi satub sinna tööorganite vahele ja läheb sealt edasi, siis tulebki jälgida, kas see lisarisk juurde võtta või mitte. Aga tuleb jällegi eristada, et kui kombain sõidab maa sees olevale kivile otsa ja eestpoolt saavad detailid samuti kahjustatud, siis see on jällegi teist tüüpi kahjujuhtum. Et otsasõit on omaette, mis tegelikult isegi selle tööorganite vahele riski olemasolul, et kui on risk, mis on välistatud tööorganite vahele, risk välistatud, et see on välistus, aga kui on otsasõit või siis pihta, maa sees olevale kivile otsasõit, siis see on tavaliselt täitsa klassikaline juhtum. Kui kombaini juht ikkagi hoiab silmad lahti ja teeb kõik endast oleneva, et juhtumit välistada, aga kui ta on ikkagi seal kõrge maa sees või muru sees nähtamatu ja otseselt siiski toimub, siis see on ikkagi klassikaline juhtum. Aga millist, ütleme, ma arvan, et me peaksime tegema selle asja võimalikult lihtsaks, et kui põllumees ostab endale masina selle sama kombaini, ta maksab 500 000 eurot pluss käibemaks veel. Ja seal on, ütleme, lihtsa inimese jaoks küllaltki raske diferentseerida neid erinevaid pakette või mille tulemusel siis kahjustada sai, et ütleme lihtsalt, et kui tuleb tornaado ja viib maja minema, siis see on üks kindlustusjuhtum, mitte see, et seal majas läksid kaasa riiulid ja kapid ja kõik muud asjad ka, et milline oleks see kindlustuspakett, mida siis oleks näiteks, ütleme, teravilja kombaini puhul soovitatav võtta? Tegelikult ma arvan, et siin on kõige mõistlikum sellisel kliendil, kes just esimest korda elus kokku puutub kindluslahendustega enda kombainidele, pöörduda kindlustusmaakleri poole, kes teebki talle kokkuvõtliku pakkumise koos tingimustega ja leiab talle siis olulise lahenduse selle kindlustuspakkumisele. Ja kui kliendil on kindel soov kindlatele riskidele, siis kindlustusmaakler soovitab ja leiab selle õige lahenduse. Et tõesti, paljud arvavad, et kõik on kindlustatud, aga ikkagi leidab selts või võimalus lisaks kindlustada kindlaid lisariske. Selge, aga head kuulajad, teeme siia väikese pausi vahele ja jätkame juba nendel huvitavatel teemadel kohe peale väikest vahepala.
nii, tere tulemast tagasi, head kuulajad. Vihuri Agri targa tehnika kodusaates on siis täna Marek Peensalu ja Marsi kindlustusmaakleri esindaja ning PTA kahjukäsitlusosakond samamoodi. No see kindlustus on tõesti üks väga lai teema ja väga huvitav ja tekitab väga palju erinevaid diskussioone ja nagu ma ennem ka korra mainisin, siis põllumees kui klient selline, ta tahab ju saada täielikku kaitset igasuguste juhtumite vastu, et mida teie ise siin võib-olla soovitaksite siis selle kindlustuse valikul just, et kuidas see õige käitumine nii-öelda alates kindlustusmaakleri vahendusest kuni lõppkindlustajani välja, et mida siis nendes pakettides lõppkokkuvõttes ikkagi jälgida tuleks? Kindlasti tuleks jälgida seda koguriski paketi sõna, et see on üsna harjunud meie Eesti turul nimetus, aga igal kindlustusseltsil on see erineva sisaldusega. Ja seda just sisaldust tuleks jälgida, vaadata kõik loetelu kindlustuskaitsetest, kindlustusriskidest, mida see kaitseb ja välistused, mis siis ei ole kaitse all. Sealhulgas paljud välistused on siis võimalik eraldi kindlustada mõne lisakaitsega või kokkuleppel kindlustusseltsiga. Ma usun, et välistustest enamus ka leiab endale sellised punktid, mis ei ole kindlustaga oleks vajalikud tavakindlustustingimuste järgi. Kas sul, Jevgeni, on selle baasil võib-olla tuua mõni näide siin hooajast, et milliseid kindlustusjuhtumeid on üldse ette tulnud, et siin ju täna on aasta algus ka, kuuleme liiklusest, kui palju oli avariisid, kui palju kindlustused on hüvitanud, et on sul äkki mõni näide siin põllumajandustehnika baasil ka tuua? Eks need klassikalisemad ole ikkagi klaasikahjud, tööde käigus lendab miskine kivi või muud esemed lendavad esiklaasidesse, küljeklaasidesse, tagaklaasidesse ja nagu iga ilmselt põllumees ka teab, et kallimatele masinatele on ka klaasid ka väga krõbeda hinnaga, aga eks siin need juhtumeid on väga äärmuslikega olnud, ei ole ka välistatud, kus põllumees teeb sellisel põllul tööd, kus põld on endise kaevanduse territooriumitel, ehk siis maa on seest poolt õõnsaks juba välja kaevandatud ja on ka ette tulnud juhtumed, kus nii traktorid kui ka kombainid on puhta maa alla vajunud. Et siin tuleb ka kindlasti jälgida, suur kulu on sellise juhtumi puhul ka päästmiskulud, sest et sinna maa alla vajunud masin tuleb sealt maalt kätte saada ja üldjuhul kraanade ja päästmistööd on ka väga-väga kulukad. Et siin puhul ka üks tähelepanek, et tuleb alati jälgida, kas päästmiskulud on ka kindlustusjuhtumiga üks kindlustusjuhtumi osa ja kas poliisiga on nad kaetud või mitte. Ja eks siin päästmistööde käigus juhtub ka tihtipeale, et rihmad tuleb peale panna, et kõik isegi päästmiskulud tuleb teha päästmistööd tuleb teha väga professionaalselt oma ala spetside poolt. No just, eks tehnika on ju kallis ja sellega tuleb ettevaatlikult ringi käia ja teadupoolest on ka väga rasked, et see päästmistöö on kindlasti väga kulukas ja nõuab suurt hoolt. No me teame ju eelnevatest hooaegadest, et siin paljud kliendid ja isegi masinate edasimüüjad puutusid siin kokku ühe suure vandalismilainega, kus kadusid ära siis traktoritest erinevad ekraanid ja need GPS-antennid, mis olid väga hinnalised ja läksid siis hiljem kuskile mustale turule välismaal müüki, et oskate te võib-olla siin soovitada midagi, et sellist asja nagu vältida või millistel tingimustel siis kindlustus katab sellised vandalismist tekkinud kulutused või millistel tingimustel ei kata? Enda poolt ma saan lisada, et kindlasti tuleks jälgida kindlustuspoliisil kindlustusterritooriumi alapunkti, kus on märgitud siis, kuidas tuleb masin hoida kasutusaja väliselt, kas siis lugustatud territooriumil, valvega territooriumil või hoones üldse. Et vastavalt selle on ka tehtud ju kindlustusleping, kui masin seisab mitte valvatavas parklas, siis sarnane juhtum ei ole kindlustusjuhtumiks loetletud. Et see on üks olulistemast punktidest, mida saab ise klient teha, ongi see, et valved panna peale, tellida valvatavale territooriumile ka samuti valve ja masinatel on tihtipeale ju enda süsteemid, mis on valvega seotud, signalisatsioonid, turvaseadmed, et nende töö korrashoid on ka üks olulistemast punktidest. Kindlasti jah, aga me korra ennem rääkisime ka sellest sisemise rikke kindlustusest. Natukene jäi ikkagi arusaamatuks, et mida see siis lõpuni ikkagi katab, et kui masinas on palju pöörlevaid mehhanisme,
siis see on selge, et võib-olla see sisemise rikkekindlustus neid asju katab, kui seal ütleme satubki võõras objekt masinasse sisse. Aga teadupärast tänapäeva põllumajandustehnikal on ju peal ka väga palju elektroonikat ja erinevat hüdraulikat, et kui seal nüüd peaks midagi juhtuma, mis ei ole nii-öelda tootjapoolne viga ja oletame, et masin läheb põlema näiteks mingil täiesti teadmata põhjusel, kas ta oli siis, ma ei tea, puhastamata olnud või mis iganes see põhjus võib olla, et kas sellistel tingimustel see sisemise rikkekindlustus katab need kulud või mida see siis täpsemalt katab? Tulekahju risk ja tulekahjud on täiesti eraldiseisev teema ka, et ütleme nii, et ta on üks kõige keerulisemaid asjaoludega juhtum, mille tuvastamine on üldjuhul ka keerulisem. Üldjuhul siin on tavaliselt, kui asi läheb juba ka juhtum ka tulekahju peale, siis üldjuhul on selle ajendiks kas mõni lühis, elektroonikalühis, aga siin tuleb alati jälgida ka seda, et milliste tingimustega on see masin kindlustatud. Sest ka elektroonika ja need lühised, elektrilühised on paljudel seltsidel samuti välistatud, kui just eritingimustega ei ole vastav risk juurde ostetud. Mis puudutab aga puhastamist, see on ka väga hell teema, sest et mõni omanik võib siin kuude kaupa oma masinad mitte puhastada, mis võib samuti põhjustada ka tulekahju, kui kuivad põllusaadused satuvad kuumadele detailidele. Küll aga on ka näited olnud, kus värskelt puhastatud paari tunniga ikkagi masin kuumad detailid lähevad ka niivõrd tolmuseks ja mustaks, mis ikkagi viib sinna tulekahjuni. Aga alati tuleb ikkagi lähtuda sellest arusaamast, et võimalikult masin korras hoida ja ikkagi lähtuda ka sellest arusaamast, et mina olen masina peremees ja et teha maksimaalselt kõik endast olenev just, kui mul ei oleski kindlustus peal. Just, et seda tahaksin tegelikult mina kui müüja esindajana ka väga rõhutada, et mis puudutab eriti teravilja kombaine. Need masinad teevad aastas 30 päeva tööd ja seal ei ole aega, et me saame mõne päeva lasta raisku ja seda enam, kui see masin maani maha põleb, mis võib juhtuda väga kiiresti, siis need tööseisakud ja see emotsioon, mis sellega kaasneb, võib olla ikkagi väga, väga ängistav ja väga kulukas lõppkokkuvõttes ka, et kindlasti panen ka siin kõikidele masina operaatoritele südamele, et tegelikult kasutusjuhendites on ka kirjas, et need masinaid tuleb puhastada ja vastavalt nendele intervallidele, mis ka kasutusjuhendis on kirjas, et kindlasti julgustan seda tegema, et eks see üldine reegel on jah, et kui masinal on mitu peremeest, siis tal tegelikult ei ole mitte ühtegi ja siis võivad need asjad jääda unarustesse, aga tegevjuhid ettevõtetes kindlasti peaksid ka seda olukorda jälgima, et masinad oleksid puhastatud ja hoitud selliselt, nagu need oleksid nende operaatorite omad. Aga on ka erinevaid muid, ütleme, juhtumeid, mis siis võivad kaasneda sellega, et kas siis operaatori tegevusest või tegevusetusest. Et ütleme näiteks, kui on juhtum, kus traktoril tuleb ratas näiteks alt ära või teravilja kombainil. Kuidas sellistes olukordades käitutakse? Eks siin on ka esmane tähtis asjaolu, et tuleb tuvastada, miks see ratas alt ära tuli. Kas on jäänud jällegi pingutamata poldid, kui masin käis viimati hoolduses, et on ka sellised näited olnud, et kus paraku poldid jäävad pingutamata, ratas lendab alt ära, et siis vastutus ikkagi lasub ka sellel teenindusettevõttel, küll aga kindlustusselts kui sellise üldpraktika kohaselt hüvitab sellise kahju ja üldjuhul läheb regressiga või tagasinõudega vastu seda teenindust, kes selle tegemata töö või oma puuduliku töö valmis tegi, mille tõttu kahju juhtus. Tegelikult mina tahtsin siin ka sellega suunata selle jutu sinna peale, et kui meie ka masinaid müüme, siis teatud juhtudel on ka see, et neid rattaid tuleb ka kliendil endal pingutada. Meie kui edasimüüja ei jõua nende klientide juurde iga tunni aja tagant, kui neid rattaid pingutada tuleb. Ja kogemused on seda näidanud ka, kui masinal mõne tunni möödudest on ette valmistatud, meie oleme omalt poolt kõik teinud, need rattad on pingutatud, aga seal tuleb siis iga 5 tunni või mis iganes aja tagant neid rattaid pingutada. Ja on olnud juhuseid, kus ongi see ratas nii-öelda masina alt ära tulnud, siis seal samamoodi tegelikult operaator ikkagi ka omalt poolt peaks ju tegema kõik endast sõltuva, et sellist olukorda ei juhtuks, kuna mis on kasutusjuhendis kirjas on ju tegelikult puutub kokku otseselt selle masina kasutamisega, et kui teravilja kombain ei ole ainult see, et sa koristad taga vilja, vaid tema eest tuleb ka hoolt kanda. Just. Aga millest kujuneb üldse kindlustuse hind?
kuidas seda arvutatakse või kuidas see asi käib? Tegelikult on väga palju erinevaid faktoreid, mis mõjutavad kindlustushinda. See ongi siis, alustame iseenesest sellest masinast, mis tüüpi masinaga tegu on, mis on masina väärtus, ehk siis summa, millega soetatakse sellist masinat, mis kasutusala on sellel masinal, kas kasutatakse põllul või lumekoristuseks suur traktor või kusagil soo peal metsatehnika. Et kõikidel nendel on enda ka kindlustust mõjutavad hinnad baasiks. Ja kui me vaatame siis edasi, siis on ka kasutusala, mida tuleb kindlasti kindlustusandjale öelda, kas on tegemist endale soetatud traktoriga või see traktor läheb rendiks, et ongi iga kuu erinev rentija, kes kasutab seda traktorit ja see on erinev risk ka kindlustusandjale. No just, et ega kui erinev mees on rooli taga, siis seda ei anna ju kuidagimoodi tagantpärgi tõestada ka, et keegi teine sõitis, et siis tasub ikkagi igal juhul selliseid asju jälgida. Kas kindlustuse hind sõltub ka sellest, kui suur masinapark on kliendil? Masinapargi puhul kindlasti see on üks mõjutav faktor, aga rohkem ikkagi mõjutab see, et mis väärtusega on see masinapark ja mis kahju ja ajalugu on sellel kliendil selle masinapargiga, et ainult öelda, et suure pargiga kliendil on maksed soodsamad kui ühe masinaga, seda on võimatu öelda, et pigem on ikkagi see selline koosluses olenev faktor. Selge, aga Jevgeni, sinu käest küsiksin veel võib-olla siia saate lõpupoole, et ikkagi kui juhtub kindlustusjuhtum selle sama põllumajandustehnikaga põllu peal, väga kiire aeg, hästi kiiresti tahaks tööd jätkata, tahaks, et varuosad tuleksid, aga kuidas tuleb käituda sellises olukorras? Eks ikka juhtumi põhiselt. Oletame, et tööde käigus läks ikkagi külleklaas katki, aga pool põldu on vaja veel üles künda ja tööd lõpetada, siis ütleks nii, et külleklaasi puhul ikkagi kannatab veel selle masinaga tööd teha, küll aga kui on ikkagi organid, tähtsad detailid kahjustusi saanud, rattasalt ära lennanud, heedra katki, siis ikka sellise masinaga tuleb koheselt tööd peatada, kindlasti maksimaalselt fikseerida sündmuskoht, kas või pimedas öösel, nii palju kui võimalik teha pilte, fikseerida juhtumi asjaolud, esimesel võimalusel teavitada oma kindlustusandjat või siis läbi maakleri ja toimetada siis masin remondi ettevõttesse, kes saab juba detailisemad kahjustustest ka pilte teha, saab alustada hinnapakkumise koostamisega ja sealt siis juba jätkame kahju käsitlusega. Veel üks küsimus tegelikult siia vahele, et kas kindlustus katab ka, ütleme, asendusmasinaga seotud kulud? Sest tegelikult see on ju ka väga oluline asi, ma tean autode puhul näiteks, kui on kaskopoliis peal, läheb ref katki või mis iganes, on suurem remont ees, antakse asendusauto kätte. Kas põllumajandustehnika puhul ka sellist asja rakendatakse? Põllumajandustehnika puhul sellist asja ei rakendata, aga siin osas on kindlasti üks oluline võimalus, mida saab enda äri kiiremaks tagasitulekuks teha, on kindlustusandjaga enne lepingu sõlmist läbi rääkida remont, varuosade tarne, lisakaitsed, et see on ka võimalik kindlustada, et kui remontettevõttel on võimalik tavatingimustel saada vajaliku varuosa 20 päevaga ja klient leiab või siis teine remontettevõte leiab kallimalt samasuguse varuosa 5 päevaga, siis et selle kallima varuosa tellimise hüvitaks ka kindlustus, on võimalik seda kindlustada. Sellisena on võimalik siis tagasi tulla töösse kiiremini. Tundub väga loogiline ja tegelikult selle asendusmasina näol meie kui edasimüüja saame ju ka omalt poolt pakkuda erinevaid tugiteenuste pakette, et kui masin on soetatud, siis 5-aastase garantiiga või mis iganes see garantii perioodi pikkus on, et siis saab sinna juurde ju valida ka need tugiteenuste paketid, mis sisaldavad siis seda, et me iga hooaja järgselt vaatame masinad üle ja anname nõu masina seadistamisel, lõpetades sellega, et kui juhtubki mingisugune suurem rike, kui see on garantiijuhtum,
et siis saame omalt poolt pakkuda asendusmasinat. Tõesti väga huvitav teema on see kindlustamine ja sellega seonduv. Loodan, et kuulajad on väga palju saanud siit saatest endale kaasa võtta. Kas te mehed oskaksite midagi veel enne suurt hooaega soovitada meie klientidele, mis seondub kindlustusega? Kindlasti soovin turvalist ja head tulevat hooaega ja soovitan siis, nagu enne mainisime, käituda nii, nagu sul poleks kindlustust. Toetan igati Timo poolt välja öeldud ja minugi poolt viljakad tulevat aastat ja kõige tähtsam siis ohutut. Ja mina enda poolt ka seda sama, et jälgige, kuidas masinat kasutada, hoidke teda, nii kui ta oleks teie enda oma ilma kindlustuseta ja kindlasti hoidke silm peal nendel asjadel, mis seondub masina kasutamisega ja et see masin oleks kasutatud nii, nagu vaja on. Ja sellega lõpetamegi siinkohal oma saate. Täname kuulamast ning kohtume jälle õige pea. Aitäh! Aitäh! Nägemist!